Juba sel neljapäeval peaks Tallinna linnavolikogus toimuma lisaeelarve teine lugemine. Praegu on suur küsimärk, kas see jääb päevakorda või mitte. Täna hommikul kogunesid kõik 4 koalitsiooni osapoolt nõupidamisele ja hetkel tundub, et jõuti arusaamisele, et tuleb lisaeelarvega pidurit tõmmata. Tülijõunaks on lasteaia kohatasu kaotamine. See vorm, mis kujul on partnerid Reformierakonnast asju ajanud, kui on pikalt läbi arutatud lisaeelarve, kõik asjad kokku lepitud ja siis mitte isegi viimasel hetkel, vaid mitu päeva pärast viimast hetke tuuakse esile, et meil on veel üks asi, mida on vaja miljoneid nüüd lahendama hakata, et see ilmselgelt ei sobi kuhugi, eriti kui hakatakse teatuid ähvardusi või seoseid looma. Täna te jõudsite juba saada torgatud ka Pärtel-Peeter Pere käest, kes ütles, et võib-olla rohkem tegusid ja vähem selliseid pöördumisi? No, eks me kõik istume selle probleemi otsas, mis on tegelikult Reformierakonna probleem. Meie ei soovi pidurit lisaeelarvega tõmmata. Lisaeelarve on tarvis vastu võtta, sellepärast, et seal on palju olulisi asju, sealt on puudu, aga see lasteaia kohatasu kaotamine ja selles osas on meil praegu siin esmaspäeva õhtust alates umbes 72 tundi veel, et jõuda siis selle kokkuleppeni. Nii et meie ei soovi seda asja edasi lükata. Omakorda valas õli tulla Anastasia Kovalenko-Kõlvart, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et sotside eest vedamisel osteti Tallinna linnale 1,1 miljoni euro eest prügikaste ja pinke. Vot selliseid pinke, mis tegelikult veel eelmisel nädalal siin Toompuiesteel olid katki. Tänaseks on kenasti korda tehtud, aga tuleb tõdeda, et sellise summa eest oleks võinud ju hoopis nahkdiivaneid osta. 1,1 miljoni eest tellitud pingid, 1000 eurot üks pink ja me näeme, et need juba lagunevad. Ja teine probleem on tegelikult see, et Tallinnal on välja töötatud väga konkreetsed reeglid ja juhendid, et linna mööbli soetamisel, selle kvaliteedi osas ja ka selle paigutamise osas. Ja põhimõtteliselt kõikidele nendele reeglitele on lihtsalt vilistatud. Pingid on ainult üks asi, mis opositsiooni hinnangul on aasta võimul olnud linnavalitsusel nihu läinud. Teine palju tõsisem möödalask on aga see, et koalitsiooni ei hoia ainult koos see, kui ollakse ühiselt mõne muu erakonna vastu. Ega ainus selline eesmärk oligi lihtsalt Keskerakond võimult eemale tõugata, aga eesmärki pole kunagi olnud teha reaalselt midagi ära linna elaniku jaoks. Tehagi midagi olla teistmoodi, et me oleme näinud ainult kõik vastupidi. Ja täna me näeme, et valimiste eel on käimas juba selline kampaania, et kes siis suudab paremini endale tähelepanu saada. Sotside Eesti 200 ja Isamaa sõnul on kõige hullem variant, kui Reformierakond otsustab veel enne valimisi koalitsiooni moodustada hoopis Keskerakonnaga. Ja sellega saaks 16 aastat Tallinnas võimul olnud Keskerakond võimuliitu tagasi.